Põhku pugemise sõltuvust. Tere, olen pea 45-aastane meesterahvas, koolis ma ei käi, autokoolis ka mitte. Päevas kulutan magamisele ja norskamisele umbes 6-8 tundi. Mõnikord käin korragusel ka, aga see fine, eesnäärnega kõik ok. Selle tõttu olen jätnud minemata paljudele sünnipäevadele, kohtumistele, töövestlustele ja nii edasi. Ei tea, mida ette võtta. Pean põhku pugema, sest muidu olen närviline ja rahutu. Tunnen, et see segab minu elu. Kas kellelgi veel sarnane mure? Edit, ma ei tea, kas see küll mängib rolli, aga elan Saaremaal. Kõlab nagu sinu põhiline probleem on Saaremaal elamine. Katkematu linnamüra puudumine magamistoas põhjustab magusama tund ja läbi selle võib tõesti olla põhku pugemisele raskem vastu panna. Puhtsportlikust huvist 6-8 tunnine sessioon, kas see on ühe unenäo saamiseks või kui mitu unenägu on keskmises sessioonis? Tavaliselt üks unenägu mingi 2-3 tundi. No üks asi ei sega teist. Sa võid põhku pugeda ka sünnipäeval, kohtumisel, töövestlusel ja nii edasi. Ühenda meeldiv kasulikuga. Kas ei ole see vend, kes just postitas onaneerimise sõltuvuse, täpselt sama tekst, aga muu sõltuvus? Ei ole sama, selle siin OB näol on tegemist rolliga. OB puges põhku, peeretas ja lendas õhku. Tegin veidi uurimustööd ja tundub, et sinu põhku pugemise sõltuvus ja pihku panemise sõltuvus, mis oli ka postitatud viimase 24 tunni jooksul, on väga palju ühiseid jooni. Postitused kirjutatud erinevate kasutajate poolt, aga sõnastus on veidralt sarnane. Sa ise ju ka Saaremaalt, ära juhi nüüd teemat kõrvale. Ega meil siin Saaremaal ongi ainult 2 probleemi, kangesti tahaks pihku panna ja kangesti tahaks põhku pugeda.